Kui ma silmasin teda üle tänava kõnniteel, kihasid mu peas äkki kõik need variandid. Tunnetasin ebamääraselt, et mu teadvuses tärkasid terved valmis mõeldud laused, õpitud ära tolles lõputus eelgümnastikas. Kas tunnete suurt huvi kunsti vastu? Miks te ainult aknakest vaatasite? Ja nii edasi. Tungivamalt kui teised kerkis esile küsimus, mille ma olin kõrvale heitnud kui taktitu ja mis praegusel hetkel pani mind häbenema. See tegi mu otse naeruväärseks. Kas teile meeldib kastell? Seosetud ja sassis laused veeresid mu peale hiigla lainena, ähvardades purustada mu pea, kuni mulle meenus, et pole mõtet end sellisel kombel vaevata. Kõnelust pidi alustama ju tema. Ja sellest hetkest alates tundsin end rumalalt rahulikuna ja isegi vist jõudsin mõtelda samuti rumalalt. Vaatame nüüd, kuidas ta sellega hakkama saab. Päästvast mõttest hoolimata tundsin ennast samal ajal nii närvilisena ja erutatuna, et mul ei tulnud midagi paremat pähe, kui talle siinpoolt tänavat järgneda, mõtlemata sellele, et kui ma tahtsin talle pakkuda seda vähe tõenäolist võimalust minult aadressi küsida, pidin ju üle tänava minema ja talle ligi astuma. Tõesti ei olnud midagi grotesksemat kui niisugune kujutelm. Tema sealt üle tänava hõikab minult ühte aadressi küsida. Mida teha? Kui kaua niisugune olukord võib kesta? Tundsin end hirmus õnnetuna. Liikusime mitu tänava vahet edasi. Tema jätkas kindlameelselt oma teed. Ma olin väga kurb, kuid pääsu polnud. Ei tulnud kõne allagi, et ma pärast kuude pikkust ootamist oleksin lasknud sel silmapilgul käest lipsata. Ja see tormamine, sel ajal kui minu hing oli täis kõhklusi, äratas minus seni kogemata tunde. Mu mõte oli nagu pime ja abitu liblika nukk kihutavas sõidukis. San Martini nurgal pööras ta ära, kõndis mõne sammu ja sisenes teekompanii hoonesse. Sain aru, et pidin silmapilk otsustama ja läksin talle järele. Olgugi, et tundsin sel hetkel, et teen midagi sündmatut ja koletut. Ta ootas lifti. Ta oli üksi. Keegi julgem kui mina küsis minu häälega uskumatult rumalasti. Kas see hoone kuulub teekompaniile? Mitme meetri pikkune plakat, mis võttis enda alla kogu hoone esikülje, teatas tõepoolest, et see hoone kuulub teekompaniile. Ometigi pööras ta end sundimatult minu poole ja noogutas. Hiljem, kui ma oma küsimuse üle järele mõtlesin ja meenutasin, kui lihtsalt ja rahulikult ta mulle vastanud oli, jõudsin järeldusele, et lõppude lõpuks ei panda üsna tihti tähele liiga suuri plakateid. Ja sellepärast ei olnud mu küsimus nii lootusetult rumal, nagu olin arvanud esimesel hetkel. Äkki mulle otsa vaadates punastas ta sügavalt, millest mõistsin, et ta oli minu ära tundnud. See oli käik, millele ma polnud üldse mõelnud ja ometigi nii loogiline käik, sest mu pilt oli palju kordi ajakirjades ja ajalehtedes trükitud. Mu erutus oli nii suur, et kohmasin veel teisegi kohatu küsimuse. Poetasin tahtmatult. Miks te punastate?
Ta punastas veelgi rohkem ja vist tahtis midagi ütelda, kui mina, täielikult enesekontrolli kaotanud, lisasin tõtakalt. Te punastate, sest tundsite mu ära ja mõtlete, et see kohtumine on puhas juhus, aga see ei ole juhus. Juhuseid ei olegi olemas. Olen kuude viisi teie peale mõelnud. Täna nägin teid tänaval ja järgnesin teile. Mul on midagi tähtsat küsida. Midagi, mis puudutab aknakest, mõistate? Ta ehmus. Aknake, pomises ta. Mis aknake? Mu jalad läksid nõrgaks. Kas oli võimalik, et ta ei mäletanud? Niisiis ei olnud ta seda üldse tähtsaks pidanud. Oli seda silmitsenud pelgast uudishimust. Tundsin end naeruväärsena ja mul plahvatas äkki. Kõik, mis ma olin mõelnud ja teinud nende kuude jooksul, kaasa arvatud praegune kohtumine, oli liialdatud, oli naeruväärsuse tipp, üks mu konstruktsioon, enesekindel nagu mõni dinosauruse rekonstruktsioon üheainsa katkise selgroo lüli põhjal. Tütarlaps oli nutma puhkemas. Mõtlesin, et maailm variseb lihtsalt kokku, ilma et mul korda läheks saavutada mingitki rahuldavat tulemust. Tabasin end lausumas midagi, mida mul praegu on piinlik kirjutada. Näib, et ma olen eksinud. Hüvasti. Väljusin kiiresti, lausa jooksujalu, isegi teadmata kuhu. Olin vist edasi jõudnud ühe tänava vahe, kui kuulsin selja taga häält. Härra, härra. See oli tema, kes oli mulle järgnenud, söandamata mind peatada. Siin ta seisis ilmses nõutuses juhtunu pärast. Ta lausus mulle tasa. Ma palun vabandust, härra. Vabandage, et olin nii taipamatu. Ma olin ähmi täis. Mõni hetk tagasi oli maailm olnud tarbetute asjade ja inimeste kaos. Tundsin, et maailm on sündinud uuesti ja et asjad on endise tähenduse tagasi saanud. Kuulasin teda tummalt. Ma ei saanud siis aru, et te mõtlesite detaili maalist, ütles ta hääle värinal. Endale aru andmata haarasin tal käsivarrest kinni. Niisiis te mäletate? Hetke jooksul ei lausunud ta sõnagi. Ta pilk oli maas. Seejärel ütles ta rõhuga. Meenutan seda üha. Siis juhtus midagi imelikku. Näis, et ta kahetseb öeldut, sest äkitselt ta pöördus ja tõttas pool joostes minema. Hetke jahmunult seisnud jooksin talle järele, kuid samas mõistsin oma teo mõttetust. Vaatasin ümber ja tasandasin jooksu tavaliseks kõnniks. Seda tegin kahel põhjusel. Esiteks oli narr, et tuntud inimene jookseb tänavalt tütarlapsele järele. Teiseks, see polnud enam vajalik. See viimane oli põhiline. Ma võisin ju teda näha ükskõik kunas, kas sisenemas majja, kus ta töötas, või siis väljumas sealt. Milleks joosta nagu arust ära? Oli tähtis, kõige tähtsam, et ta mäletab detaili aknaga. Ta meenutab seda üha. Rahu valdas mind.
tundsin, et olen võimeline suurteks tegudeks ja ainus asi, mida ette heitsin, oli enesekontrolli kaotamine lifti juures ja nüüd juba teist korda arutu järele tormamine, samal ajal kui oli selge, et võisin teda näha tema töökohal ükskõik millal. Töökohal! Küsisin äkki endalt valjusti, peaaegu karjudes ja tundsin taas, kuidas põlved nõrgaks lähevad. Aga kes oli mulle öelnud, et ta üldse siin töötab? Kas siis kontorisse lähevad ainult need inimesed, kes sealt töötavad? Mõte, et võiksin ta kaotada veel mitmeks kuuks, võib-olla igaveseks, pani mul pea pööritama ja nüüd juba mõtlemata sellele, kas on paslik või ei ole, jooksin nagu meeletu. Varsti leidsin end teekompanii ukse eest, kuid teda ei olnud kusagil. Või astus ta juba lifti? Mõtlesin lifti poisilt küsida, aga kuidas seda teha? Väga paljud naised võisid selle aja sees liftiga üles sõita ja sel juhul oleksin pidanud kirjeldama naise välimust. Mida mõtleks siis lifti poiss? Kõhklevalt jalutasin veidi aega kõnniteel. Pärast läksin üle tänava ja uurisin teadmata, miks maja esikülge. Võib-olla ähmases lootuses näha tütarlast mõnest aknast välja vaatamas. Siiski oli absurdne loota, et ta mingist aknast välja vaadata võiks ning mulle viipaks või teeks midagi muud selle taolist. Nägin ainult tohutut plakatit pealkirjaga Teekompanii. Silma järgi võis plakat enda alla võtta oma 20 meetrit maja esiküljest. See arvestus suurendas mu meele paha. Mul aga polnud aega sellele tundele alluda. Jõuan ennast hiljem küllalt piinata, kui ümberringi on rahu. Praegu ei paistnud muud lahendust, kui majja sisse minna. Astusin energiliselt sisse ja jäin lifti ootama. Ent mida allapoole see laskus, seda enam kahanes mu otsustavus, samal ajal kui tormiliselt kasvas mu häbelikkus. Kui lifti uks avanes, oli mul niisiis lõplik otsus valmis. Ma ei lausu midagi. Aga miks siis üldse lifti astuda? Astumata jätta oleks aga liiga silmatorkav, sest olin oodanud lifti mitme inimese seltsis. Kuidas tõlgendaksid seda teised? Ma ei leidnud teist lahendust, kui astuda lifti. Jäin muidugi truuks oma otsusele mitte sõnagi lausuda. See oli täiesti teostatav ja isegi loomulikum kui vastu oksa talitamine. Normaalne on, et kellelgi pole kohustust kõnelda liftis. Välja arvatud juhul, kui ollakse liftipoisi sõber. Ja ka siis oleks kombekas rääkida ilmast või küsida haige lapse tervise järele. Kuna aga mul ei olnud selle inimesega mingisuguseid suhteid, ega olnud ma tolle momendini teda tõesti kunagi näinud, ei võinud minu otsus suud mitte lahti teha, tekitada vähimatki hämmeldust. Tõsiasi, et liftis olid inimesed, kergendas mu ettevõtet, võimaldades mul märkamatuks jääda. Sisenesin rahumeeli lifti ja palun väga. Sündmused kulgesid nagu ma olin ette näinud, ilma vähimagi hälbeta. Keegi vahetas liftipoisiga mõtteid saabunud troopilisest palavusest ja see jutu ajamine tõstis mu enesetunnet, kuna oli mu mõttekäigu kinnituseks. Kogesin kerget närvilisust, kui ütlesin 8
kuid seda oleks võinud märgata ainult inimene, kes olnuks teadlik mu eesmärgist, mida ma sel momendil järgisin. 8. korrusele jõudnud nägin, et minuga koos väljus veel keegi. See komplitseeris pisut olukorda. Pikkamisi mööda koridori jalutades ootasin, kuni teine kadus kuhugi kontorisse. Siis kergendatult hingates tegin veel paar tiiru koridoris, läksin lõppu välja, silmitsesin läbi akna Buenos Airese panoraami, pöördusin tagasi ja kutsusin lifti. Vähe aja pärast seisin juba hoone uksel, ilma et oleks juhtunud midagi ebameeldivat, mida olin kartnud. Liftipoisi kummastavad küsimused ja nii edasi. Ma ei jõudnud veel suitsu põlema panna, kuid tunnetasin, et mu rahu oli küllaltki alusetu. Oli tõsi, et midagi ebameeldivat polnud juhtunud, aga oli ühtaegu ka tõsi, et polnud juhtunud absoluutselt midagi. Otse välja öeldes, tütarlaps oli kadunud. Iseasi veel, kui ta töötaks ühes neis kontoritest. Ta võis ju ajada asju, tõusta ja laskuda liftiga alla ja nii võisime teineteisest mööda minna. Arusaadav, mõtlesin ma. Kui ta oleks tulnud mõnda asja ajama, siis ei pruukinud ta veel korda saada nii lühikese ajaga. See mõte elustas mind taas ja ma otsustasin oodata väljapääsu juures. Ootasin asjata terve tunni. Kaalusin läbi erinevad võimalused. Esiteks, asjaajamine vältas kauem. Sellisel juhul pidin ootama edasi. Teiseks, pärast vahejuhtumit võis ta olla liiga ärritatud ja vajada aega rahunemiseks, enne kui asus asjaajamiste juurde. Ka siis pidin ootama. Kolmandaks, ta töötab siin. Sellisel juhul pidin ootama tööpäeva lõpuni. Järelikult leian ma vastuse kõigile 3 oletusele, kui ootan teatud ajani, mõtlesin ma. Ja see tundus mulle raudse loogikana ja rahustas mind piisavalt, et oodata teda kannatlikult nurgapealses tänavakohvikus, kust võis jälgida inimeste väljumist hoonest. Tellisin õlut ja vaatasin kella. Oli 3:15. Aja kuludes kinnistus minus üha enam viimane hüpotees. Ta töötab siin. Kell 6 tõusin, sest minu arvates oli õigem teda oodata välisukse juures. Pidasin võimalikuks, et väljub troppis hulk inimesi ja kartsin, et ma teda kohvikust ei näe. Mõni minut pärast 6 hakkas personal väljuma. 6:30 olid väljunud peaaegu kõik ja mida aeg edasi, seda hõredamalt tuli inimesi. 6:45 ei tulnud enam peaaegu kedagi, ainult vahetevahel mõni kõrgem ametnik. Oli ehk tema mõni kõrgem ametnik? Absurdne, mõtlesin. Või siis kõrgema ametniku sekretär? Pigem seda, mõtlesin nõrga lootusega. Kell 7 oli kõik läbi. Sügavas masenduses läksin koju tagasi ja püüdsin samal ajal mõtetesse selgust luua. Mu aju on nagu vulkaan ja kui ma erutatud olen, veiklevad mõtted mu peas nagu tantsijad tempokas balletis. Aga vaatamata sellele või kes teab, just sellepärast olen harjunud neid valitsema ja rangelt korras pidama. Vastasel juhul
oleksin ammu hulluks läinud. Nagu ma ütlesin, jõudsin koju sügavas masenduses, aga see ei seganud mind korrastamast ja klassifitseerimast mõtteid, sest tundsin vajadust selge peaga arutleda, kui ma ei tahtnud kaotada igaveseks ainsat inimest, kes ilmselt oli aru saanud minu maalist. Ta kas tuli asutusse mõnda asja ajama või siis töötas seal. Teist lahendust ei olnud. Kindlasti see viimane oletus oli minu jaoks kõige säästvam. Kui ta oli minema jooksnud, pidi see tähendama, et ta on tasakaalust väljas ja läks koju. Järelikult tuli teda oodata järgmisel päeval väljapääsu juures. Hakkasin kaaluma teist võimalust, kui tal oli asja ajamist. Võis juhtuda, et pärast meie kohtumist tasakaalust välja viiduna läks ta koju tagasi ja otsustas asja ajamise jätta teiseks päevaks. Ka sel juhul pidin ootama väljapääsu juures. Need kaks varianti olid veel vähegi minu poolt, aga kolmas oli kohutav. Ta ajas oma asja ära sel ajal, kui mina hoonesse sisenesin ja liftiga üles-alla seiklesin. Ühesõnaga, olime teineteisest ilma nägemata mööda läinud. Aega selleks kõigeks oli napilt ja oli vähe usutav, et asjad nõnda minna said, aga oli siiski võimalik, sest tema kuulus asjatoimetus võis seisneda näiteks üksi kirja üleandmises. Seda arvesse võttes tundus tarbetu minna järgmisel päeval ootama. Oli jäänud siiski kaks inimlikku varianti ja ma klammerdusin meeleheitlikult nende külge. Jõudsin koju vastuoluliste tunnetega. Ühelt poolt iga kord, kui ma mõtlesin tema lausele, ma meenutan seda üha, hakkas mu süda ägedasti põksuma ja ma tundsin, kuidas mulle avanes tume, kuid avar ja võimas perspektiiv. Tunnetasin, kuidas tohutu jõud, mis seni oli minus uinunud, ahelaist vabanes. Teiselt poolt kujutlesin, et võib mööda minna hulk aega, kuni ma teda uuesti kohtan. Ma pidin ju teda uuesti kohtama. Ma tabasin end valjul häälel kordamas. Ma pean. Järgmisel päeval, varahommikul, seisin ma juba teekompanii ukse läheduses. Kõik ametnikud sisenesid, aga teda ei ilmunud. Oli selge, et ta siin ei töötanud, olgugi et jäi nõrk oletus, et ta võis olla haigestunud ja mõned päevad jätta tööle tulemata. Peale selle jäi asja ajamise variant ja nii otsustasin nurgapealses kohvikus terve hommiku oodata. Olin juba kogu lootuse kaotanud. Võis olla 11:30 ringis, kui nägin teda tunneli suust väljumas. Kohutavalt erutatuna hüppasin püsti ja tõttasin talle vastu. Mind nähes peatus ta, nagu oleks äkki kivistunud. Oli silmnähtav, et ta ei olnud arvestanud sellise kohtumisega. See hämmastas mind ennastki, kuid tõdemus, et mu aju oli töötanud raudse täpsusega, andis mulle ebatavalise energia. Tundsin ennast tugevana, tulvil mehelikku otsustavust ja valmidust kõigeks. Isegi selleni välja,
et haarasin tal peaaegu jõhkralt käsivarrest ja sõnagi lausumata tirisin teda San Martini tänavat pidi väljaku poole. Ta näis tahtetuna. Ta ei lausunud ühtegi sõna. Kui olime paar tänavavahet kõndinud, küsis ta minult. Kuhu te mind viite? San Martini väljakule. Pean teiega paljust kõnelema. Vastasin talle ja sammusin ise otsustavalt edasi ning üha tirisin teda käsivarrest. Ta pomises midagi teekompanii kantseleist, kuid ma muudkui tirisin teda ja ei kuulnud, mis ta ütles. Lisasin. Mul on teiega paljust rääkida. Ta ei hakanud vastu. Ma tundsin end nagu üle kallaste tõusnud jõgi, mis kannab kaasa oksakest. Jõudsime väljakule ja ma leidsin üksildase pingi. Miks te põgenesite? Oli esimene, mis ma talt küsisin. Ta vaatas mulle otsa pilguga, mis oli mulle tuttav juba eelmisest päevast, kui ta oli öelnud. Meenutan seda üha. See pilk oli imelik, ainitine, läbitungiv, näis tulevat kusagilt sügavalt. See pilk tuletas mulle midagi meelde, üht sarnast silmapaari, kuid ma ei suutnud meenutada, kus ma olin neid silmi näinud. Ma ei tea, vastas ta lõpuks. Tahtsin äsja samuti põgeneda. Pigistasin kõvemini ta käsivart. Tõotage, et te enam kuhugi ära ei põgene. Mul on teid väga, väga vaja, ütlesin talle. Ta vaatas mind uuesti, nagu tahaks mind pilguga läbi puurida, aga ei lausunud ühtki sõna. Siis jäi ta pilk peatuma ühel puul kauguses. Tema profiil ei meenutanud mulle kedagi. Ta nägu oli kaunis, kuid selles oli midagi jäika. Juus oli pikk ja kastan pruun. Välimuse järgi ei võinud talle rohkem anda kui 26 aastat, aga temas oli midagi, mis teda vanemaks tegi. Midagi tüüpilist inimestele, kes on palju läbi elanud. Need polnud ei hallid juuksed ega mingid muud puhtvälised tunnused, vaid midagi määratlematut ja vaimset. Võib-olla ta pilk, ent kas me saame kellegi pilgust välja lugeda ta tõelist vanust? Võib-olla ta komme huuli kokku pigistada, olgugi küll suu ja huuled kehalised elemendid, aga komme, kuidas seda tehakse ja teatud kortsud on ühtlasi midagi vaimset. Ma ei suutnud tol hetkel ega suuda praegugi täpsustada, mis siis lõpuks oli see, mis sundis nägema teda vanemana. Mõtlen, et see võis niisama hästi olla viis, kuidas ta kõneles. Mul on teid väga vaja, kordasin ma. Ta ei vastanud. Ta pilk puhkas endiselt puul. Miks te midagi ei ütle? Küsisin. Pilku puult pööramata vastas ta. Ma ei ole keegi. Teie olete suur kunstnik. Ma ei mõista, miks te mind vajate. Karjusin talle talitsematult. Ütlesin teile, et vajan teid. Kas te saate aru? Üha puud vaadates sosistas ta. Milleks? Ma ei vastanud kohe. Lasin ta käe lahti ja jäin mõttesse. Tõepoolest, milleks? Senimaani polnud ma endalt seda otse küsinud
ja rohkem kuuletunud mingile pimedale instinktile. Hakkasin oksakesega joonistama maapinnale geomeetrilisi kujundeid. Ma ei tea, sosistasin mõningase vaikuse järel. Ma ei tea seda veel. Mõtlesin pingeliselt, samal ajal kui raag mu peos lisas kujunditele aina keerukamaid detaile. Mu pea on nagu pime labürint. Aeg-ajalt sähvivad seal välgud, mis valgustavad mõningaid käike. Ma ei hakka iialgi taipama, miks ma teatud asju teen. Ei, see pole see. Tundsin ennast üsna rumalasti. Mingil juhul polnud see minu käitumisviis. Tegin suuri mõttepingutusi. Kas tõesti polnud ma võimeline oma olukorda lahti mõtestama? Vastupidi, mu aju oli pidevalt töös nagu arvutusmasin. Näiteks, eks olnud ma selle sama loo puhul kuude kaupa mõelnud, vahetanud hüpoteese, klassifitseerinud neid ja teatud mõttes eks kohanud ma lõpuks Mariat tänu oma loogilisele mõtlemisele. Tundsin, et olen tõele lähedal, väga lähedal ja mul on hirm teda kaotada. Tegin meeletu pingutuse. Ma kisendasin. Ma ju oskan mõelda. Ma mõtlen kogu aeg, aga kujutlege laeva kaptenit, kes fikseerib iga minut matemaatilise täpsusega oma asupaika ja järgib kõrvale kaldumatult oma kurssi. Aga ta ei tea, miks ta on valinud selle kursi. Kas saate aru? Ta vaatas mind hetke heitunult ning asus taas silmitsema puud. Tunnen, et te olete väga tähtis selle jaoks, mida ma pean tegema. Olgugi, et ma endale sellest veel praegu täpselt aru ei anna. Joonistasin oksaraoga edasi ja samal ajal jätkasin tohutut mõttepingutust. Pilgu aja pärast lisasin. Üks on kindel, et see on seotud detailiga, mis kujutab akent. Teie olete ainuke inimene, kes on pidanud seda tähtsaks. Ma ei ole kunstikriitik, sosistas ta. Ma kisendasin hullunult. Ärge rääkige mulle nendest kretiinidest. Ta pööras end üllatunult minu poole. Madaldasin siis häält ja seletasin talle, miks ma ei salli kunstikriitikuid ning jõudsin lõpuks välja skalpelli teooriani ja muu selle taoliseni. Ta kuulas kogu aeg mulle otsa vaatamata ja kui ma olin lõpetanud, tähendas. Teie virisete, aga kriitikud on teid alati kiitnud. Mind valdas nördimus. Seda halvem mulle, kas te sellest aru ei saa. See on üks neid asju, mis mind on kibestanud ja mis on mind viinud mõttele, et ma olen valel teel. Näiteks seegi lugu salongis. Ükski nendest šarlatanidest ei pidanud seda detaili tähtsaks. Oli üks ainus inimene, kes selle tähtsust mõistis. Teie. Ja teie ei ole kriitik. Ei, tegelikult on veel keegi, kes pidas seda tähtsaks, kuid negatiivses mõttes. Ta on seda mulle ette heitnud. Ta kardab seda. See on talle peaaegu vastik. Teie vastupidi. Pilk aina kauguses ütles ta aegamisi. Aga kas siis ei või olla, et minulgi on sama suhtumine? Mis suhtumine?
see, mis temalgi. Vaatasin teda erutatult, kuid tema kokku surutud suuga profiil oli loetamatu. Vastasin kõigutamatult. Teie mõtlete nagu mina. Ja mida te siis mõtlete? Ma ei tea. Ka sellele küsimusele ei oska ma vastata. Pigem võiksin öelda, et te tunnete nagu mina. Te vaatasite seda detaili, nagu oleksin võinud vaadata mina teie asemel. Ma ei tea, mida te mõtlete, ega tea ka, mida mõtlen mina, aga tean, et te mõtlete nagu mina. See tähendab, et te ei mõtle oma piltide juures. Varem mõtlesin palju. Ma ehitasin neid, nagu ehitatakse maju. Seda detaili aga mitte. Tundsin, et pidin ta sellisena maalima, teadmata täpselt miks. Ja see teadmatus kestab. Tegelikult pole sel detailil mingit suhet ülejäänud pildiga ja vist märkis üks nendest idiootidest mulle selle ära. Ma liigun pimesi ja vajan teie abi, sest teie tunnete nagu mina. Ma ei tea täpselt, mida te mõtlete. Ta mõjus mulle kärsituks tegevalt. Vastasin talle kuivalt. Kas ma ei öelnud teile, et ma ei tea, mida ma mõtlen? Kui ma suudaksin selge sõnaga öelda, mida ma tunnen, siis suudaksin ka selgelt mõelda. Kas pole nii? Jah, on küll. Vaikisin hetke ja püüdsin mõtteisse selgust luua. Seejärel lisasin. Võiksin öelda, et kogu mu varasem looming on pealiskaudne. Missugune varasem looming? Enne pilti aknaga. Keskendusin uuesti ja ütlesin siis. Ei, ma pole siin täpne. See pole nii. Ma ei olnud varem pealiskaudne. Tõepoolest, mis see siis õieti oli? Ei kunagi tänase päevani polnud ma sellele probleemile mõelnud. Alles nüüd mõistsin, et olin selle detaili aknakesega maalinud peaaegu kuutõbisena. Ei ole nii, et olin varem pealiskaudne. Lisasin nagu iseendaga kõneldes. Ma ei tea, kuid kõigel sellel on seos inimkonnaga üldse. Kas mõistate? Mäletan, et mõni päev enne selle pildi maalimist lugesin, et ühes kontsentratsioonilaagris küsis keegi süüa ja teda sunniti ära sööma elus rott. Vahel arvan, et kõik on mõttetu. Ühel imetillukesel planeedil, mis tormab ei miskisse juba miljoneid aastaid, sünnime meie keset valusid, kasvame, võitleme, jääme haigeks, kannatame, paneme teisi kannatama, karjume, sureme, surevad ja sünnivad teised, et otsast alata tarbetut komöödiat. Kas see oli tõesti nii? Jäin aru pidama kõige oleva mõttetuse üle. Kas terve meie elu on siis anonüümsete karjete kogum osavõtmatute tähtede kõrbes? Ta vaikis üha. See rannapilt hirmutab mind, lisasin pärast pikka pausi. Olgugi, et ta sisaldab midagi sügavamat. Ei, õieti tahan öelda, et ta avab sügavamalt mind ennast. Just nii.
see ei ole selge sõnum teiste jaoks, veel mitte, kuid ta avab sügavamalt mind. Kuulsin, et ta ütles. Võib-olla on see meeleheite sõnum. Vaatasin teda erutatult. Jah, vastasin. Mulle näib, et meeleheite sõnum. Näete nüüd, kuidas te tunnete nagu mina. Pärast hetkelist vaikust küsis ta. Ja teie näete väärtust selles lootusetus sõnumis. Vaatasin teda üllatusega. Ei, sõnasin. Mulle tundub, et ei. Ja mis teie arvate? Päris tükk aega ei vastanud ta midagi. Lõpuks pööras ta näo minu poole ja naelutas oma pilgu minusse. Väärtusega pole siin midagi peale hakata. Ütles ta otse kui vastuseks oma küsimusele. Ainus, mis maksab, on tõde. Ja teie usute, et see detail on tõde? Küsisin. Peaaegu vannutades kinnitas ta. Selge, et on tõde. Vaatasin rahutult ta jäika ilmet, ta jäika vaadet. Miks selline jäikus? Küsisin endalt. Miks? Võib-olla tunnetas ta mu rahutust, minu vajadust ühenduse loomiseks, sest hetkeks ta vaade leebus ja näis nagu ulataks ta mulle silla. Aga ma tundsin, et see sild ei ole igavene, et ta ripub haprana kuristiku kohal. Muutunud häälega lisasta. Ma ei tea, mida te võidate minu lähedusest. Kõigil on läinud halvasti, kes mulle on lähenenud.